22. jaanuar 2016, reede, 9. päev koas. Täna ütlen tuttavatele, et eelistan siiski privaatsust. Jään edasi sellesse korterisse, kus olin. Enam-vähem on likvideeritud kõikvõimalik mürin ja kolin. Seinad on tänaseks juba kõik pestud ja vahendaja imestab, et need näevad välja nagu värskelt värvitud. Toolide pesu on veel pooleli. Annab aga nühkida valge emailvärviga üle võõbatud uhkeid toole, mida pole vast viimane 10 aastat pestud. Kui trenniisu tuleb, siis aega on, siis võtan ette. Siin Indias ei tasu oma suure koristamise andega eriti uhkeldada, sest prestiiž langeb hoobilt. Aga ise olen uhke, nii hästi pestud ja kaunilt seatud korteri kui ka muude saavutuste puhul. Indias prouad ikka ise ei pese ega korista, sest selleks on teenijad. Vähemalt keskmise ja isegi alla keskmise sissetulekuga peredes on tihti koristajad, kokk, mõnedes ka lapsehoidja, koerahoidja, aednik ja nii edasi. Inimesi, kelle elatustase on väga madal, on siin endiselt väga palju ja elatustaseme vahe on tohutu. On meeletult rikkaid ja väga-väga vaeseid. Need viimased saavadki siis seeläbi natuke tööd, et on teenindajateks ja sulasteks teistele. Kui nüüd proua ise luua kätte võtab, siis jah, pole ta enam teiste silmis mitte mingi proua. Ja häbi sellele abikaasale, kelle naine koristab. Kui ma 2017 aastal olude sunnil kalangutes rõõmsalt ratastoolis istuva sõbrannaga ringi rallisin, siis tundsin, kuidas minu prestiiž kohe langes. Seda tööd võib teha ainult teenija või siis pereliige, kelleks on siis näiteks ema, isa või õed või vennad. Paljud kohalikud tuttavad vaatasid mind segaduses pilguga, kuid meie olime Eveliga rahul, sest meil oli lõbus, kuigi jah, kukkuda ja nii õnnetult põlve vigastada ei soovita ma kellelegi. Ja nüüd tagasi hops aastasse 2016. Korteri eest maksan osa raha ära. Jätsin 1 kuu veel maksmata, sest esiteks ei oleks ettemaksu puhul renti eriti hoolas minu soovide täitmisel ja teiseks ei tea ma iial, mis mõtted mulle siin veel pähe võivad tulla. Äkki sõidan kuskile või kolin rannale lähemale.